Tere tulemast tagasi, head sõbrad. Sel aastal toimub 12. korda heategevuslik kontsert Laulud sõdurile, millega kogutakse raha Karoliin Illenseri fondile, mis omakorda toetab ju kaitseväeteenistuses raskelt viga saanud või hukkunud teenistujate laste huviharidust ja kõike muud, mis nende hobisid puudutab. Ja täna avalikustati selle kontserti raames selle suurepärase ürituse ja saatejuhid ja mul on hea meel, et siin vigurdavad siin diivanil ja on natuke ebamugavas olukorras Piret Laos ja Karl-Erik Taukar. Tere õhtust! No tere õhtust, tere! Tervitus! Jõuame ka sa oled esimest korda istud siin pool? Ei, ma olen varem ka paar korda istunud, on ju kohutavalt ebamugav. Sa viimati olid siis, kui me rääkisime Ma näen su häält saatest, eks ole. Iga kord, kui sa meie juurest ära lähed hetkeks, siis sa pead sinna poole minema. See on kõik on nagu, siin on kõik läbi mõeldud, vaata, et te istute ju kõrgemal. Me oleme siin all. Ma saan täitsa kõrgemini. Ma saan täitsa niimoodi ülevalt alla. Ja ongi, vaata, ja kohe see Roberti sõna hakkab palju rohkem maksma. Piret, kuhu nüüd siis ometi jälle meie juurest minema? Aga tegelikult tõepoolest, jah, teil on mõlemal oli väga suur saatejuhtimise pagas ja võiks arvata, et tegelikult ega pole vahet, kus pannakse teie jaoks kaamera käima, starti ja hakkame pihta. Aga Laulud sõdurile on ju, ma arvan, et üks suuremaid ülekandeid Eestis üldse. Kas see on kuidagi natukene tekitab mingi elevust, ärevust ka? Noh, kas tekitab? Ma tahan öelda, et ma olen õhtusaate fänn ja ma olen Piret Laose fänn ja Piret teab seda. See ära ise teeskle üllatus. Et ma olen oodanud võimalust astuda Roberti kingadesse või Jüri kingadesse ja juhtida koos Piretiga saadet. Ja see avaneb nüüd, see võimalus minu jaoks. Kas sa tead, missuguse pinge see mulle peale paneb, et sul on nüüd mingisugune ootus, sa oled oodanud seda võimalust, nüüd ma tulen ja värisen, et huvitav, kas see on ikka okei kogemus sinu jaoks? Mis sa nüüd arvad, et sa tuled lavale ja munad midagi ära või? Ma arvan, et see ei ole võimalik. Loodame, et mitte. Ma tahaks loota küll, ja aga no kuule, kui president istub esireas, eks ole, on ju kõik need, ma ei tea, auastmed, kuidas sellega on. Karl-Erik, sina olid Kuperjanovis. Seda lugu me teame, et kui tahtsid suitsu teha omal ajal, siis 75 kätte kõverdust ja tegid usinalt nii, et seda nägu. Kas sa tead, milline seos on Piret? Kardioloogid kiidavad. Jah, õnneks seda enam ei ole. Nii et sellega on korras. Ei ole, jah? Okei. No sinu suitsetamist ei ole. Jaa, minu suitsetamist ei ole. Just. See on tõsi. Pumpama peavad nad ikka tõenäoliselt. Kas sa tead, milline seos on Piretil kaitseväega? Ma ei tea, kas ma isegi tean. Ma tean seda, et Pireti mees mängib bändis, mille üks hitte on Ajateenija. Just. See oli nüüd veel kaugem seos, mis mina ei mõelnusigi välja. Tegelikult lihtsalt, et sina oled olnud 11 kuud kaitseväes. Piret on umbes 2 tundi. Me käisime kunagi videolugu filmimas, kus Piret pani sõjaväe mundri selga ja läbis NATO testi mingisugust rada. Ja see on kõik. Ja ei läinud väga eduka. Ja mida sa nüüd tahad öelda, et me ei saa, et selle pärast ei saa me nüüd saadet juhtida? Militaarmaailmas on ikkagi Karl-Erik natukene võtab need faktiteadmised. Mul on hea meel selle üle. Ma eelistaksin pöördumist härra seersant. Härra seersant. Edaspidi kui koosolekutel ja seal kohapeal läbimängus, et natuke ka tõstetult. Olgu nii, härra seersant. Ja nüüd proovides natuke mitte võib-olla ärevust tekitada, rääkides teie endistest saatejuhti kogemusest, siis ma usun, et on mingeid ärevaid hetki tekkinud küll, mingeid äpardusi, võib-olla kellelegi midagi valesti öeldud. Toome need kohe äkki välja televaataja jaoks, et siis, kui midagi juhtub, siis on teada, et see pole üldse kõige suurem äpardus, mis teil juhtunud on. Piret kindlasti teab. Mul jah, no ma ikka me oleme nii palju saateid teinud, et alati midagi ju juhtub, mingeid äpardusi. Mul on siin samas mõni aeg tagasi ju juhtunud reklaamipausilt tulles hetk enne Stefaniga intervjuu alustamist see, et ma ju käisin siia samma vaatad kõhuli maha. Sa olid ka siin minu meelest. Üldse ei mäleta. Ja siin oli mingisugune asi maas. Ma tulin siit oma kõpskingakestega libisesin ja olin peaaegu et laua all. Ja oli hästi häbi. Hästi häbi oli. Hea oli, et me polnud jõudnud veel eetrisse minna, et see ei kõik nagu nii-öelda eetritagusesse maailma, aga meil oli külaline kohal, on ju. Stefanil oli lõpus iseenesest. Ta mõtled, nagu eetrisse oleks läinud, mis reiting? See on ju puhas. Teletöötaja leib. Absoluutselt. Ja ühe korra on juhtunud mul jälle sinu kõrval see, et mul istus siin oletame, et Karl-Erik ja ma ütlesin talle, et tere Toomas, täiesti. Mul oli, ma pärast täpselt ei mäleta, kes see oli, aga ma mäletan, ma ütlesin tere Moonika, aga Moonika see ei olnud. See oli keegi Kristela. Täiesti suvalise nime. Seda juhtub. Karl-Erik, sa oled kindlasti ka mõne nime valesti olnud. Tegelikult väga kuidagi õiges suunas läks see jutt üle, sellepärast, et mul on ka üks nime, selline oluline
oluline nime apsakas juhtunud. Me korraldame iga aasta sellist telesaadet ja võistlust nagu Cyber Battle of Estonia, Eesti küberlahing. Eesti noorte suurim kübervõistlus muuseas. Ja see läheb ka otse eetrisse ja me olime eelmisel aastal autasustamise faasis. Hästi tähtis hetk. Vabariigi president seisis laval minu kõrval. Ja kõrva öeldi mulle nii, et nüüd kuulutame välja parima tüdruku auhinna. Hästi tähtsad on tütarlapsed selles valdkonnas, väga tuleb väärtustada, eriti tuleb siis tütarlastele eriauhindada. Ja öeldi mulle kõrva, et nüüd tuleb tüdruk, kelle nimi on Max. Maxine, võib-olla midagi sellist. Max, välismaalane. Ja kes oli tulnud külla Eestisse võistlema. Ja ühel hetkel ma ütlen, ja võitja ongi Max, see Vabariigi presidendiga vaatame üle üksteisele otsa ja ootame, millal tuleb Max. Aga tuli noorhärra, otse-eeter käib ja noorhärra sammub meie poole ja siis mul võttis küll peopesa higiseks, ma mõtlesin ja me ikkagi vaatasime veel korraks härra presidendiga üksteisele otsa ja me otsustasime tollel hetkel öelda Stopp, sõber! Menetleme korraks ja kuulasin Jumala häält ehk siis produtsendi häält oma kõrvas ja nad olid vaadanud tõesti siis, kuna järjest rohkem pannakse tänapäeval unisex nimesid lastele, siis Max tegelikult ikkagi oli noorhärra ja ta ei saanud seda parima tüdruku auhinda. Nii et me ühesõnaga pidime saatma vaese poisi oma kohale tagasi ja pärast hoopis nii-öelda eetriväliselt andma selle auhinna üle. See on muidugi hirmu äratav. Te olite otse eetris, jah? Ja. See on hirmu äratav olukord küll, kui sa oled otse eetris ja tekib mingi olukord, mille suhtes nüüd on vaja infot. Aga sa oled ju ikkagi saatejuhi rollis, tegelikult seda öelda, et oodake, stopp, aga kas saab äkki keegi mulle siia kõrva sisse nüüd öelda, mis edasi saab? Kui kohe seda infot ei tule, siis käib peast alati mingi miljon mõtet läbi, et kuidas edasi minna. Aga mõnes mõttes hakkab just saade elama siis. Ja mitte küll selle noormehe jaoks. Aga kõigi teiste jaoks tekib selline, et see nüüd ei olnud plaani järgi ja vaatame, kuidas nad nüüd sellega kuidas välja ujuvad. See on alati väga tore ja vaatad hea meelega Eesti live-ülekanded ka selliseid. Ma usun, et ka nii mõnegi saatega, kus sa juhtid oled, Piret, et see teadmatus on tekitanud väga suure elevuse. Ja nii on ja tegelikult teadmatus on meil natuke ju praegu ka, ega me päris täpselt ei tea, mis meid ees ootab, sellepärast, et 19. juunini on veel natuke aega. Enne seda, kui Laulud sõdurile eetrisse läheb, me jõuame kindlasti proovi teha ja võib-olla targemaks veel saada, aga natukene on põnevust sees küll. Üks asi, mida me teame, on need telefoninumbrid, millele saab helistada ja annetada, need on avatud kogu aeg, näete siin on ekraanil ja need jäävad avatuks ikka väga-väga kauaks ajaks, et need ei ole mingi lühikeseks hetkeks ainult 906-705, 906-715 ja 906-735, kui soovite annetada. Niisiis, nüüd siis väike teadmiste kontroll, nimetame seda niimoodi, te olete esmakordselt koos kaassaatejuhid ja kui inimene läheb teise inimesega paari, et saadet juhtida, siis ta loomulikult tuleb teha saatejuhtide kiirõppus. Let's go! Okay. Sellega oleks võinud põhimõtteliselt alati hoopis see Cyber Battle of Estonia, selline kõll ja kohe mingi väga action värk. Nii, aga väga lihtne. Siin on mitu vooru on selles mängust. Esimene voor hõlmab endas faktiteadmisi. Väga lihtsad faktid. Küsin korda mööda, kui teate, siis olete tublid, kui ei, siis on vaja veel enne suurt üritust natukene harjutada. Esimene küsimus tuleb siis Piret sulle. Mitu last on Karoliin Illenseri fondis? Kas 33, 55 või 66? Muidugi ma tean seda. Palju seda on siis? 66 peaks olema minu andmetel. Jaa, sellepärast, et see on ju elementaarne, et kui sa lähed seesugust saadet juhtima, siis sa ikkagi viid koduleheküljel natukene kurssi ka, et keda toetatakse, kui palju neid inimesi on ja kui ma ütlesin jah, ma lugesin läbi, oli 66. Väga tubli. Mina selle materjaliga ei tuttunud. Jah, aga jumal tänatud, et see küsimus Piretile tuli. Nii, Karl-Erik, sulle küsimus. Sel aastal toimub kontsert siis tõepoolest 12. korda. Mina küsin, kes oli kõige esimesel korral õhtujuht? Kas see oli Rain Simmul, Jaanus Rohumaa või Madis Milling? Ja olgu öeldud, et kõik need kenad noormehed on seda kunagi ka juhtinud. Okei. Kõige lihtsam oleks muidugi minna kohe tuntud kaitseliitlase Madis Millingu teed.
et hästi loogiline oleks tema. Võib-olla esimene mõte ongi õige, et ma tõesti tunnistan, et ma niimoodi ei mäleta, sa ütlesid 12 aastat on möödas, aga ma proovime, äkki on või siis... Ei, ja ma mõtleks ise ka seda suunda, kui ma võin ju aidata, ega me ei võistle ju ometi, siis me oleme kaassaatejuhid. Minu meelest Rain Simmul tegi, kui ma mäletan mingisugune, võib-olla mõned aastad tagasi, see ei olnud küll 12, kui nad just ei teinud mitu kord seda, ma ei tea, Jaanus Rohumaa. Ma arvan, et sa oled õigel teel. Ma arvan ka. See on tore, kui kaassaatejuhid on nõus, jõuavad mingisugune arusaamale ja jõuavad täiesti valele arusaamale. Rain Simmul on see õige vastus tegelikult. Rain oli kõige esimene 12 aastat tagasi. Ikkagi mitu korda siis juhtinud? See ei ole minu asi öelda, seda peaks sina pead teadma. Tead, võib-olla aeg lendab. Järgmine voor, sõbrad. Järgmine voor on nii, et saatejuhtidena, kui ühel jookseb kokku, siis teine peab ju nipsust haarama. Piret teab siin laua taga väga hästi, et mul ühel hetkel läheb ju okas kurku ja tavaliselt lähebki. Siis ilma mitte midagi ütlemata peab Piret mind päästma hakkama. Nüüd teil saab olema samamoodi. Mina annan teile ühe sedelikese, kus on siis tekst peal. Karl-Erik loeb selle ette ja nii kui Karl-Erik lõpetab, hakkad Piret sina siis teksti jätkama, sest Karl-Erikul on okas kurgus ja tema ei saa vastu edasi rääkida. Nii, esimene lause tuleb. Nii, me oleme siis tööl, jah? Ja te olete tööl. No nii. Võib jah? Jah. Tere õhtust, head televaatajad. Mul on väga hea meel teid siit tervitada ja öelda, et lõpuks ometi oleme me teie ees siin sellel võrratul laval, mida on ehitatud muuseas juba 48 tundi ja selle lava ehituse taga on tõesti üks uhke tiim, aga ta on nüüd valmis, me oleme siin teie ees ja suur aitäh, et olete meiega liitunud. Sellepärast sa Piret oledki aastasaatejuht. Täpselt nii, suurepärane. Ma mõtlesin, et äkki lõpetad lause ära ja on kõik nii, Piret sulle. Nii. Kontserdil esinevad Eesti armastatud lauljad Maarja, Lenna, Sissi, Jüri Pootsman, Mihkel Raud, Jaan Pehk ja suured tüdrukud. Aga kahjuks me peame ütlema, et me oleme pidanud jätma ka järgnevateks aastateks soliste ning me ei ole kõiki, kes soovisid meile laulma täna tulla, saanud lavale lubada, nii et kindlasti vaadake ka järgmisel ja ülejärgmisel aastal meie suurepärast kontserti Laulud sõdurile. Kohal on ka auväärt vabariigi president ning ka peaminister. Imeline ju! Ma tead, selle mängu, mul ei ole seda mõttes selle mängu rohkem teha, see tuleb nii ideaalselt see välja, teil see uskumatu, ma võin ükstapuha meil lause ette anda. See oli päris põnev tegelikult. See oli väga põnev. See on hea süke otse-eetri harjutus. Aga see pole veel kõik, järgmine voor tuleb ka, ärge muretsege, et ei ole veel läbinud nagu täiuslikult seda. Nii, ikka võib juhtuda üritusel niimoodi, et mõni esineja ju langeb ootamatult ära ja tuleb keegi asendaja. Teeme sellise katse läbi, kus teil on siis ära jäänud kõneisik, kes pidi tulema, no president pidi tulema, eks ole, Alar Karis pidi tulema ja ta ei tule. Ja öeldakse kõrvamonitori, et kuule, ilmub ekraanile üks nimi, juhata tema sisse. See on ju sinu situatsioon põhimõtteliselt. Ei ole Max ega Max. Ja Karl-Erik, sinu ülesanne on siis juhatada sisse inimene, kes ilmub ekraanile ja on lavale tulemas ja see on... Armsad sõbrad, kallid televaatajad, meie juurde on liitunud kaugelt Aasiast 2 olulist ja ka tegelikult Aafrika mandrilt 2 olulist külalist Laulud sõduril kontserdil 2023. Ma palun siia lavale Joveri Kaguta ja sealt kaugelt Kasarmu varjust on siia liitumas meiega ka Museveni Tibu Haburba. See paus oli Veebel ja leitnant kaugelt. Väga tore, kuule, aga see paus oli väga lühikene. Piret, sul on sama asi. Mul sama. Ja muide, president on juba 37 aastat president olnud Ugandas, nii et võib tema nime ära... Sina said väga hästi hakkama, kusjuures selline harjutus on mulle kohutavalt keeruline. Robert teab raadioaegadest, ma olen pudistaja. No Piret, juhata sisse siis asendusesineja, kes on ootamatult lava tulemas. Siin ta on. Palju õnne sulle. See on üks nimi, jah? See on üks nimi, jah. No nii, kallid sõbrad, daamid ja härrad, meil on ääretult hea meel, et meiega on täna liitunud suur artist ja esineja, sõber kaugelt maalt. Teeme suure aplausi. Hubert Blaine Wolfesch Legelt Einhausen Bergendorf. Just, suurepärane.
juhatasid sisse Guinessi rekordi mehe, kes on oma nime pärast jõudnud Guinessi rekordi raamatusse. Tema nimi on muide 747 täheline ja see on lühem versioon sellest. Oi. Et täitsa reaalne mul inimene on kahju kõikidest kordadest, mil ta jooksuvõistlustel näiteks käis. Et kui on suurem üritus, siis võid rahulikult ka selle ette lügada. Kuulge, aga Laurut Sõdurile 19. juuni kell 8 läheb eetris. Kontsert on vaatav Postimehe veebis ja kõikjal meie Kanal 2 lehtedel, nagu sa ütlesid, väga palju toredaid artiste, kes ka ekraanil on, jõuavad sinna kohale ja kui Taukarit tahate näiteks eraldi näha, siis saab veebiaadressil taukar.ee. Absoluutselt, väga hea, et sa mainisid, seal on meie suvekuupäevad kirjas. Piretit näeb Eestimaa peal tiirutamas, nautimas Eestimaa suve ja midagi tegemas. Mida sa räägid? Mind näebki siis 19. juunil veel teles ja siis edasi tõepoolest. Ja ka mul on hea meel, et ma saan, me ei ole miljonärid, aga me saame oma tööga panustada. Aitäh ja Karl-Erik, sa oled sündinud saatejuht. Aitäh selle eest. Nii, me vahetame nüüd teemat. Aitäh Karl-Erik, aitäh Piret.